40 päeva pärast ülestõusmist läks Jeesus üles taevasse. Püha evangelist Luukas kõneleb sellest oma evangeeliumi lõpul nõnda. Siis ta viis nad välja Betaania lähedale ja tõstis oma käed üles ja õnnistas neid. Ja sündis, et ta neid õnnistades lahkus neist ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ning läksid tagasi Jeruusalemma suure rõõmuga ja olid alati pühakojas tänades Jumalat. Apostlid läksid Jeruusalemma tagasi suure rõõmuga. Võime küsida, mis oli selle rõõmu põhjuseks? Jeesus oli ometi nende juurest ära läinud. Kas nad ei oleks pidanud hoopis kurvastama? Ei, nad rõõmustasid ja sellel nende rõõmul oli 3 kõige olulisemat põhjust. Esimene põhjus on see, et Jeesus, keda nad armastasid, läks tagasi sinna, kuhu ta tõeliselt kuulus. Läks tagasi oma isa juurde, kellega ta on üks, aga kellest ta oli, kui mitte lahutatud, siis vähemalt eemal oma inimliku loomuse poolest, niivõrd, kuivõrd üks ihulik olevus on eemal kellestki, kellel ei ole ihu, kes on puhas vaim nagu Jumal. Kui me mõtleme Jeesuse elu peale, siis mitte ainult tema kannatused ja ristisurm ei tähendanud seda, mille väljendamiseks ta pidi psalmi sõnu kasutades hüüdma: mu Jumal, miks sa mind maha jätsid, vaid kogu tema inimeseks saamine ja elu inimesena oli teatud mõttes osa sellest kannatusest, mille ta võttis enda peale meie pärast. Meie inimesed oleme patu tõttu Jumalast lahutatud ja tema on selle meie Jumalast lahutatuse enda peale võtnud. Tema, kes on isaga üks, kui suur võis see valu olla tema jaoks. Püha apostel Paulus kõneleb sellest oma kirjas Filiplastele järgmiste sõnadega. Ta ütleb: Kristus Jeesus, kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks. Ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. Niisiis, inimeseks saamine tähendas Jumala poja jaoks teatavas mõttes loobumist ise endast. Ja nii nagu apostel ütleb, sulase või orja sarnaseks saamist. Muidugi kindel on see, et Jeesus ei olnud kunagi isast lahus selles mõttes nagu meie inimesed täielikult, kuna ta on lisaks sellele, et ta on tõeline inimene, ka tõeline Jumal ning tema inimlik ja jumalik loomus on teineteisega lahutamatult ühendatud. Aga siiski me näeme, kuidas kogu Jeesuse maine elu on justkui märgistatud selle teatava eemal viibimisega ja selle pideva püüdlemisega tagasi isa juurde. Nüüd ta läheb sinna. Ja kuigi Jeesuse jüngrid võiksid kurvastada tema lahkumise pärast, ei saa nad teda armastades teisiti kui rõõmustada, et ta läheb tagasi isa juurde. Ja nii peaksime Jeesuse taeva minemisest rõõmustama ka meie. Teine põhjus, miks me Jeesuse taeva minemise üle rõõmustame koos tema jüngritega,
on aga selles, et kui ta inimesena sai viibida vaid ühes kohas korraga, vähemalt nii oli tema enda seadmine ja tahtmine, siis Jumalana oma vaimu kaudu saab ta olla kõikjal. Ja nii ta ütleb tegelikult ka ise oma jüngritele juba enne oma kannatamist ja surma. Aga mina ütlen teile tõtt, see tuleb teile heaks, et mina lähen ära. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks trööstija teie juurde. Aga kui ma lähen, siis ma läkitan tema teie juurde. Ja me teame, et see trööstija, püha vaim, ei ole tulnud mitte lihtsalt meie juurde, vaid see on tulnud tema omade südamesse, meie sisse. Sellest vaimust me elame. Jeesus on tõotanud, et ta on iga päev kuni maailma ajastu otsani omade juures. Ja selleks on ta läkitanud, selleks on ta valanud meie sisse oma püha vaimu ja selle vaimu kaudu ka jumaliku armastuse koos usu ja lootusega. Aga mitte ainult vaimu kaudu ei taha Jeesus olla kõikjal, vaid ka oma maise ihu kaudu, mille liikmed oleme meie kõik. Meie oleme, nii nagu apostel Paulus jällegi ütleb, need, kes on käskjalad Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Niisiis, Jeesus on läinud taevasse ka selleks, et tema maine ihu, kirik, kõigi oma liikmete kaudu jätkaks tema tööd kogu maailmas. Ja meiegi igaüks oleme selleks tööks kutsutud, nii nagu apostel ütleb, käskjalgadena Kristuse asemel. See oli teine põhjus rõõmustada Jeesuse taeva minemise üle. Esimene, et ta on läinud tagasi oma isa juurde, ning teine, et just seetõttu, et ta on läinud inimesena, ihulikult, muidugi ka Jumalana, aga ka inimesena üles taevasse, ära siit maa pealt võime öelda, on ta läkitanud oma vaimu, selle trööstija meie juurde ja meie sisse ja meid endid selle vaimu väes kõikjale maailma, et kõik inimesed kuuleksid rõõmusõnumit tema ristisurmast ja ülestõusmisest. Ning kolmas oluline põhjus on just nimelt selles, et ta on inimesena läinud üles taevasse. Ja nii võime öelda, et temas on teatud mõttes kogu inimkond ülendatud taevasse Jumala juurde. Jah, esialgu lootuses, aga me usume ja loodame, et need, kes on Kristuses, leiavad kord ennast ka päriselt ka tegelikult mitte enam lootuses, vaid juba reaalselt seal taevases olukorras oma isa juures igaveses elus. Apostel Paulus ütleb selle kohta näiteks nõnda. Aga Jumal, kes rikas on halastusest, oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks. Armust olete õndsaks saanud ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses, et osutada tulevail ajastuil oma armu ülemäärast rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Niisiis oleme Kristuses juba tema ristisurma ja ülestõusmise osalised ja asetatud koos temaga
taevalikku olukorda. Meie uus elu, meie igavene elu on juba alanud ja Jeesuse taevasse minemine on selle kinnituseks. Need on 3 olulisemat põhjust rõõmustada Kristuse taeva minemise üle.